Tšau, mina olen Talis, personaaltreener. Aeg on tulla välja mugavustsoonist. Tšau Talis, sul on aega seda mugavustsooni juttu rääkida, ise oled ju hea treener, sa oled vormis, terve. Kuule, ma istun siin praegu 1-kraadises vees. Kunagi ammu, tegelikult isegi rohkem kui pool oma elust, ma olin mugavustsoonis. Ma tegelikult, ütleme nii, et kehalisest kasvatusest lasin kogu aeg jalga. Arstitõendid, ematõendid. Ülikooli ajal tegin seda, mida ikka tudengid teevad. Võin alkoholi, suitsetasin. Ja ma võtsin alles 26 aastalt ennast kätte. Olles tegelikult vahepeal 6 aastat pusinud 3 korda. Pidevalt tagasi kukkunud. Jälle uuesti kilosid juurde võtnud ja nii edasi, nii edasi. Nii et ei ole see midagi lihtne olnud ka minu jaoks. Aga Talis, miks sa seda muutust tahtsid saada? Oi, väga hea tee on, aitäh. Miks muutust? Ütleme nii, et põhjused oli nii palju, et ma nende aastate jooksul pidevalt tundsin ennast järjest väsinumana. Järjest rohkem olin ma kilosid juurde võtnud. Järjest kehvemini magasin, järjest rohkem hingeldasin, riided sobisid järjest vähem. Nii et jaa, neid põhjuseid oli väga palju. Ja nüüd sa külmetad? Nojah, vaata, point on selles ka, et ma olin selle suure elustiili muutuse läbi teinud ja ometi ma olin pidevalt haige. Külmetushaigused iga kuu ja point on selles, et see ei ole mingisugune vale jutt. Et ma olin iga kuu haige, aastaid ja aastaid, põhimõtteliselt lapsepõlvest alates. Ja siis ma hakkasin otsima uuesti lahendusi. Ma olin pea 30 kilost lahti saanud, tegin regulaarselt sporti ja mis põhipoint oli? Ma olin kogu aeg külmetushaigustes ja no ei saanud neist lahti. Ja üks tuttav ütles, et kuule, tead mis on? Hakka rohkem karastama ennast. Oh, tubli, väga hea soovitus. Kus ma karastan? Aga lase duši alt endale külma vett, on ju. Siis ma mõtlesin selle peale, et ma proovisin, jaa, korduvalt, see ei õnnestunud. Ja ma mõtlesin, et okei, kui duši all karastamine ei õnnestu, ma pean otse vette hüppama. Ja no nüüd ma käin siis 4. hooaega regulaarselt 2 korda nädalas külmas vees ja ma pole kordagi haige olnud. Aga millal sa ise viimati mugavustsoonist välja tulid? Ma alles tulin, siis kui ma hakkasin liikumisaastat ja meie kompetentsikeskust juhtima. Ja ütlesin välja, et ma olen võimeline koos teistega kogu Eesti saama liikuma, et teha liikumine päriselt elustiili osaks inimestel. Õige, tubli. No aga alo, hüppas aga sisse siia minuga koos. Aga see on ainult Talise lugu. Meil on mugavustsooni lugusid üle Eesti tervet üle 1,3 miljoni. Igas linnas, igas vallas. Ma arvan, meil on aega vaadata kõigil ise peeglisse ja mõelda välja enda liikumised, enda tegevused, sest sama statistika oleme kõik me ise. Need vähesed liikumised, need terviseprobleemid. Ja ma usun, ma tean, et tegelikult me maksame riigis 1,2 miljardit peale oma vähese liikumise ja rohke istumise. Ma arvan, et on aeg liikumiseks teha liikumispööre. Millal sa järgmisena mugavustsoonist välja tuled? Talis, ega sa tead, ma ei ole jutumees. No? Ma arvan, et ma kohe tulen. Ootan sind. Noh, kuidas on? Hinga rahulikult ja tubli tulid kohe vette. Ei ole mingit varbaga katsumist. Äge. See on äge elamus. Ja nüüd kohtume igas linnas ja vallas koha peal. Ja kui liigume, siis liigume päriselt.